Huvi kultuuridevahelise kommunikatsiooni vastu tärkas USAs pärast teist maailmasõda aastatel 46–56 seoses Euroopa majandusliku abistamisega Marshalli plaani raames. Oskamatus suhelda erinevatest kultuuridest pärit inimestega põhjustas arenguprojektide ja diplomaatiliste kontaktide ebaõnnestumist. Et muuta teiste kultuuride esindajatega suhtlemine tõhusamaks, hakkas USA välisteenistuse instituut korraldama USA diplomaatide ja teiste välismaalastega suhtlevate ametnike koolitamist. USA välisteenistuse instituudi koolitajateks kutsuti teiste antropoloogide ja keeleteadlaste seas ka Edward Hall, kellest saigi kultuuridevahelise kommunikatsiooni rajaja. Uurimise koolitusprotsessi tulemusena toimus nihe ühe kultuuri uurimiselt kultuuride võrdlusele. Hakati seostama kultuuri ja kommunikatsiooniprotsessi ning hakati tähelepanu pöörama kultuuri olulisusele inimkäitumises. Juba antropoloog Bronislav Malinovski ütles, et selleks, et öeldust aru saada, ei piisa lihtsalt sõnade tähenduse üleskirjutamisest. Tuleb mõista, miks inimesed ütlesid just seda, mida nad ütlesid, ning lisaks tuleb sõnad siduda laiema kultuuri kontekstiga. Toetudes oma varasematel Hopi ja Navajo indiaanlaste uuringutele ning erinevate kultuuride võrdlusele märkas Hall kultuuride vahelises suhtluses esile kerkivaid probleeme ning töötas välja peamised kontseptsioonid nende seletamiseks. Halli vaatlustulemused ilmusid esmakordselt 1959. aastal raamatus The Silent Language, mis hakkaski tähistama kultuuride vahelise kommunikatsiooni sündi. Hall töötas välja 3 peamist kultuuridimensiooni, kus kultuure vaadeldakse bipolaarselt. Esiteks jaotab ta kultuurid nende vestluskäitumise otsesuse astmelt nõrga ja tugeva kontekstiga kommunikatsiooniga kultuurideks. Teiseks kultuuridimensiooniks on prokseemika, isiklik ruumivöönd, mida inimesed enda ümber vajavad. Kolmandaks eristab ta ajakäitumise kultuuri erinevusi, kus ta eristab kultuurid monokroonseteks ja polükroonseteks kultuurideks. Hallile järgnes arvukalt teisi kultuuridevahelise kommunikatsiooni uurijaid. Uue kultuuri erinevuste käsitluse tõi sisse Gert Hofstede, kes töötas välja 49 maa IBM-i rahvusvahelisi ettevõtteid uurides 4 kultuuridimensiooni ning neile vastavad indeksid, mille abil on võimalik kultuure liigitada ja võrrelda. Esimeseks kultuuridimensiooniks on võimudistants, mis vaatleb seda, millises ulatuses aksepteeritakse hierarhiaid. Teiseks on individualism ja kollektivism, kolmandaks ebakindluse tõrjumine ning neljandaks maskuliinsus ja feminiinsus ühiskonnas. Edasi arendas von Strompenaars Hofstede kultuuridimensioone ning pakkus välja 7 normidel ja väärtustel põhinevat kultuurimõõdet. Esimeseks kultuuridimensiooniks on universalism versus partikularism, mis asetab esikohale ka siis ühiskonna reeglid või üksikisiku. Teiseks on siis kollektivism versus individualism, mis asetab esikohale kas siis individualistlikud või kollektivistlikud väärtushinnangud. Kolmandaks on emotsionaalne neutraalsus versus emotsionaalne ekspressiivsus. Neljandaks on otsene versus kaudne kõnestiil, ehk siis nõrga kontekstiga kommunikatsioon, mis on vastatatud tugeva kontekstiga kommunikatsioonile. Viiendaks on saavutused versus kuuluvus, see on siis orienteeritus saavutustele versus kuuluvusele ehk siis rühma harmooniale. Kuuendaks on ajaline orientatsioon, orienteeritus minevikku, olevikku või tulevikku ja 7. suhe keskkonnaga, et kas siis sina kontrollib keskkonda või kontrollib keskkond sind. Selle tulemusena kujunes välja 3 peamist kultuuride klassifikatsiooni. Esiteks pluralistlikud kultuurid, mis siis hõlmasid Põhja-Ameerika, Kanada, Euroopa ja Austraalia kultuure näiteks. Suurperekultuurid, mida iseloomustasid näiteks Lõuna-Ameerika, Aafrika, Lähis-Ida, India ning viimaseks kogukonnakultuurid, mida siis iseloomustasid Aasia riigid. Kolmesel jaotusel põhineb ka Richard Lewis'e klassifikatsioon, mis jaotab kultuurid lineaaraktiivseteks, multiaktiivseteks ja reaktiivseteks kultuurideks. Lineaaraktiivsed kultuurid on individualistlikud ja orienteeritud isiklikele saavutustele. Need on emotsionaalselt neutraalsed, mitte kontaktkultuurid, kes planeerivad aega ette, sest aeg on raha. Multiaktiivsed kultuurid on kollektivistlikud. Rühma harmoonia on siin tähtsam kui isiklikud saavutused või tõde. Nad on kontaktilembelised, emotsionaalselt ekspressiivsed ja räägivad sageli korraga. Nad teevad mitut asja korraga ega planeeri aega ette, sest suhted on siin tähtsamad kui ajakava. Reaktiivsed kultuurid on samuti kollektivistlikud. Rühma harmoonia ja suhte on siin samuti tähtsamad kui isiklikud saavutused ja tõde. Nad on emotsionaalselt neutraalsed, mitte kontaktkultuurid, kes joonduvad teiste järgi. Seega võib öelda, et Richard Lewis võttis kokku oma eelkäijate uurimistulemused ning laiendas need 3-mõõtmeliseks.